No hei, Cashflow huviline. Juba selle teisipäeval, 6. veebruaril on Viljandi Cashflow klubi 20. mängukord. Jäi, päris palju on juba tehtud. Ja tulenevalt sellest sihukene mõte, et teeme oma 2-tunnisest plaanist tund aega mängu ja teeme tund aega sihukest praktilist mõtteharjutust ehk et miks keegi seal üldse käib ja mis on soovitud tulemus. Minu nägemus sellest cashflow mängust ja üldisest sellest temaatikast on see, et finantsiline vabadus. Ehk et selle peale võiks nagu mõelda. Ja sellest järgnevad on 2 sihukest küsimust, mille peale te võiksite igaüks enne mõelda. Mida see sinu jaoks tähendab, finantsiline vabadus? Ja kas ja kuidas sa seda planeerid üldse saavutada? Ehk et see võiks olla üks sihuke punkt, mille üle me võiksime natukene arutada, üksteisele jagada ja peegeldada. Ja kui see arusaamine on olemas, et mis see finantsiline vabadus kellegi jaoks tähendab ja kuidas sa soovid seda saavutada, siis tuleks teha natukene matemaatikat ja aru saada selle jaoks, et neid asju kokku saada, et kui suured on su tänased kulud, kui palju sa tegelikult vajad raha, et saavutada finantsiline vabadus. Tavaline lause on see, et ma tahan saada miljonääriks. Aga tegelikult, kas sul on vaja miljonit, et olla finantsiliselt vaba? Mina väidan, et ei ole nii palju raha vaja selle jaoks, et olla finantsiliselt vaba. Siis võiks mõelda natuke ennem selle peale, et milline võiks olla see varaklass, kuidas sa sooviksid saada finantsiliselt vabaks. Sest päris tõenäoliselt keegi lihtsalt niisama ei saa. Muidugi on võimalus minna osta bingolotot ja võita raha. Aga tõenäoliselt selle taga on ikkagi mingisugune tegevus, kas läbi äri, läbi kinnisvara, läbi mingisuguste muude investeeringute. Et mõtelge enda jaoks see ka välja, et mis see võiks olla nagu sinu jaoks. Ja viimane ja mitte vähem oluline punkt on see, et mis sinu silmis või perspektiivis võiks olla see aeg, mille pärast või mis aja pärast sa oleksid finantsiliselt vaba. Kas see soov on sul olla homme, poole aasta pärast, 2 aasta pärast, 5 aasta pärast, et kuna sa tunned, et sinu jaoks oleks see adekvaatne aeg. Ja kui sa oled nendele punktidele mõelnud ja me teeme teisipäeval natukene matemaatikat, siis me saame aru, kas või kui palju mingisugused eesmärgid on reaalsed või kuidas need eesmärgid on tegelikult saavutatavad. Tšau! Kohtume juba 20. mängukorral 6. veebruaril kell 6 Viljandi linnaraamatukogus. Tšau!